Tere kõigile meie teadliku kritseldamise kogukonnast. Ma loodan, et nii mõnigi teist hoidis meeles, et tulla 7:30 täna siia lehele, sest et meil on järjekordne videovestlus. Ja tänaseks videovestluse külaliseks on Annika Sööt, kes ennast ka kohe ise tutvustab. Ennem seda veel loomulikult tuletan meelde selle, et te saate seda järgi vaadata, kes vaatab järgi, saab täpselt samamoodi nagu teised koha peal pärast ka alla kommenteerida, küsida, et Annika saab käia pilku peale visata või mina. Ja loomulikult, kuna tegu on teadliku kritseldamise kogukonnaga, siis kõik need vestlused, mis me teeme, ongi selleks, et anda teile mõtteid ja seda inspiratsiooni, et hoida seda teadlikku kritseldamist enda jaoks elus või ma tean, et ikkagi pooled, kui mitte rohkem inimesed siin meie grupis ei ole õppinud. Ma ei tea nüüd, kas ka teie jaoks Kati ära kadus. Ma tean, et Kati on praegu Inglismaal. Kati, ma võtsin korraks sõna üle, sest sinu pilt jäi seisma. Väga hea. aga lihtsalt sain öelda seda, et sa oled Inglismaal. Tule oma jutuga, kus sul mõte, ilmselt sa rääkisid, aga edasi ei kostunud. Jaa, suurepärane. Me mõtleme ka seda, et see kõik võib tegelikult tänase päeva jooksul või selle tunni jooksul meil siin ka juhtuda, et pole hullu, me püüame kahekesi siis kuidagi üksteist üles noppida mõttega ja ma loodan, et meie kuulajad ja vaatajad andestavad selle väikse pausi sinna vahele. Aga Kati, su mõte jäi õhku. Jaa, aitäh Annika, et sa seda ütlesid, et ma juba ise suure sähmis unustasin öelda, et tõesti, et ma olen hetkel Inglismaal, kus siis iseenda netiga on natuke raske teha, sest nad ei ole Euroopa Liidus, sest nad röövivad hirmsasti raha kohe ja hotelli wifi'ga on selline, et võib liikuda, aga kuna Annika on selline hästi äge inimene, kellel ei ole probleemi, siis võtta asja üle. Siis vaatame, kuidas tuleb ja nagu ma ütlesin ka Annikale, et see on selline kodune kogukond, minu jaoks te olete nagu pereliikmed siin kõik, isegi kui ma üle poolte teist üldse ei tunne või ei ole kohanud, siis ikkagi elus ongi see, et tulebki selliseid asju ette. Ja tõesti see, et tehke ka omale märkmeid, tehke visuaalseid märkmeid, kuna mina olen täna olukorras, kus ei ole tahvlit, siis mina ka panin Annika juba siia valmis ja vaatan, mis ma saan siit siis põnevat noppida ja teiega pärast jagada. Ja kui nüüd keegi küsib, Kati, sa ütled, et võta valge leht ja endal on jooneline, siis ma tulin Inglismaale ilma märkmikuta, et osta siin märkmik, kuna ma olen Agatha Christie festivalil, millest ma räägin teile kogukonnas ka üks päev. Aga ja see on jooneline märkmik. Ja nagu ma alati ütlen, keerad laiu pidi ja jooned ei sega. Aga et mitte siis pikalt raisata aega, meil on täna hästi tore külaline ja tegelikult täna on meil hästi palju siis see vestlus suunatud visuaalsuse peale. Et Annika oligi nõus tulema rääkima seda, et kuidas tema oma töös visuaalsust kasutab ja miks juhile võiks olla ka see ja coachile see väga hea tööriist. Ja kohe Annika tutvustab ennast ise, aga ma pean ütlema ühe asja. Ma pean ütlema seda, et Annika käis mu koolitusel, ta tuletas meelde 2016 suve alguses ja Annika jäi mulle väga meelde. Ma arvan, et ka sellepärast, et sa kuidagi alati laikisid mingeid asju mul sotsiaalmeedias, elasid kaasa ja siis üks hetk hakkas tulema mulle selliseid jutte, kui ma kuskil jagasin, et see võib olla ka et visuaalsuse teema ja siis inimesed ütlevad, minu coach kõik joonistab ülesse ja ma juba teadsin, ma küsisin igaks juhuks, aga kas su coach on Annika? Jaa. Ehk siis hakkas tulema kuskilt niimoodi, et on üks coachin Eestimaa peal, seal Eestimaa peal, kes kasutabki päriselt seda hästi aktiivse tööriistana. Aitäh sulle, Annika, ja teeme nii, kõigepealt räägi natukene iseendast, mis sa teed, kes sa oled ja siis räägime edasi. Kuule, Kati, nii vahva, et see info oli mulle praegu täitsa uudiseks, et sa olid minu kohta läbi sellise visuaalse kontakti tagasisidet saanud. See tuli väga üllatusena mulle. Aga tõesti, vaata, Kati, LinkedInis me tegelikult ju sattusime kokku, sa küsisid mult natukene nõu, et mida coach võib-olla vajaks või kuidas coach'ile
visuaalse kritseldamise, lihtsustamise ja kõige muuga tegelikult kokku puutub ja vastab tõele, et ma tegelikult juba aastast 2014 olen siis professionaalne coach, kes aitab tegelikult, mulle meeldib öelda, tead, kuidas see läheb ka selle visuaalse maailma juurde. Et ma tavatsen öelda seda, et see, kuidas sa maailma näed, see loob sinu reaalsust. Ja kui inimene tuleb coaching usse, siis tulevad nähtavale mingid detailid, mingid osad tema elust, mis võib-olla on põhjusel või teisel kas peidus või inimene pole kuidagi sellele teadlikkusele läbi ka visuaalse pildi nagu ligi pääsenud. Ja kui panna kokku see nähtamatu ja nähtav, tekib tegelikult uus teadlikkus inimese mõtetes ja sealt pealt ka nagu tegudes. Ja võib-olla siis see, mida ma täna coach'ina igapäevaselt teen, ongi töö inimestega üks-ühele, töö meeskondadega, tiimidega. Ma täna ka olen koolitaja või treeneri või sellise andragoogi rollis, ma ka õpetan sellist coachivat lähenemist vestlustel ja ma kasutan sellist visuaalset lihtsustamist. Ma pean õppima seda sõna, sest ma ei kasuta seda teadlikult, visuaalne lihtsustamine, et ka töös gruppidega ja täna ma teen ka väga palju online'is seda tööd ja tõesti aidata siis selle teadlikkusel tõusta inimesel ja selle peale siis tegelikult saab inimene luua endale seda tähenduslikku elu, ükskõik mis see valdkond tema elus on, mida ta siis päriselt nagu soovib. Aga minu elu ei ole kogu aeg olnud seotud ainult coachinguga. Võib-olla ma isegi võiks öelda, et olles juht enne siis aastat 2014, kui ma astusin sellele nii-öelda vahvale coach'i teele, juhina ma tegelikult puutusin ka kogu aeg kokku erinevate olukordadega, kus tuli inimesi kuulata, küsida küsimusi ja tihti, kui sa inimest kuulad, siis inimene ise ei kuule, mida ta räägib. Ja ma kasutasin ikkagi väga-väga tihti sellist kritseldamist ise ka kaustadesse, paberitele ja ükskõik kellega ma vestlesin, alati ma tegin sinna kastikesi, ringikesi, mingid sõnu, mingid noolekesed, et kuidagi näidata seda teekonda, kuidas inimene mõtleb. Ja juhina ja muideks juhtimist tegelikult võib ka nimetada coaching uks, sest mina arvan, et coaching ongi tegelikult ka leadership. Ja võib-olla täna me põimimegi siin Katja sinuga koos ka seda, et kuidas juhtida. Ja see ei tähenda, et ma pean juht olema, aga ma võin ka teha tööd inimestega. Igas protsessis on meil vaja inimeste vahelisi suhteid juhtida ja kuidas tuua nähtavale see, kuidas me mõtleme, et me saaksime üksteisest aru ka, sest tihti võib tõlkes väga palju kaduma minna. Ja kuna sa juba selle juhtimiskonteksti tõid ka sisse, siis ma hästi usun seda, et ükskõik kes meist teeb tööd inimestega. Me võime rääkida kümneid ja kümneid kordi ja võime ikka tõdeda, on see lapsega, on see kaaslasega, on see kolleegiga, on see juhiga, on see tänavalt inimesega. Et ikkagi see info ei jõua sellisel viisil kohale ja ma tegelikult ei saa võib-olla temast ka nii väga hästi aru. Aga üks metafoor, üks pilt, üks sõna luues kuidagi visuaalseks tegelikult aitab meil tõlkida seda, mis meie maailmas toimub. Ja võib-olla siis see ongi nüüd see teekond minul täna siin endise sellise kogemusega, kogenud juhina, nüüd siis ka töösjuhtidega, kuidas siis aidata visuaalselt mõelda ja tuua see siis niimoodi nähtavaks, et sellele tegelikult on võimalik ka uusi selliseid seoseid või tähendusi luua. Ja me Katiga leppisime ka kokku, et kuna temal ei ole täna tahvlit ja tema suurelt ei kirjuta, siis võib-olla mina jagan täna whiteboardi ja teen nii, nagu mina teen täna ka võib-olla igat oma kas kliendi vestlust või vestlusi näiteks ka oma lapsega. Ja mulle meeldib tõesti asju kas sümbolites, väärtus- või tähendussõnades ja nendes seostes tegelikult inimestele näidata. Ja muidugi minu kohta võib natukene rohkem lugeda ka minu kodulehelt ja kes tahab, saab ka kirjutada ja küsida otse, et
et võib-olla ma rohkem endast ei räägiks, jätan hetkel midagi saladuseks. Kes tahab, siis saab ka juurde küsida. Ma julgest vastan ka küsimustele. No väga põnev, aitäh. Ma sain juba 2 väga mõnusat mõtet omale visualiseeritud kirja ja kui vahepeal mul on see, et siin silmad niimoodi käivad, eks ju, et siis tegelikult ma hoian siin Facebookil silma peal, et õnneks on siin hotellis mitu mingit wifi't valida, nii et ma saan olla teise wifi'ga siis siin mobiilis, et ühendust ei segaks ja vahepeal vaatan, ehk siis kõik, kes te otse kuulate ka, andke endast märku, et te kuulate, kas te olete Annikaga kuskil kohtunud, kas teil tekib mingeid küsimusi võib-olla temale kui juhile, kui coach'ile või ka temale kui inimesele, kes siis oma tööolukorras hästi palju visuaalsust kasutab ja otse kasutab, sest ma tean, et paljud, kes sellega hakkavad tegelema, tahavad teha, ütlevad, et aga alguses on nagu raske, kuidas see kõik tuleb, et kust tuleb see pagas, mida kasutada, teha see kogemus. Ma kohe Annika sult seda küsin, aga ennem veel küsin ka seda, või ütlen vahele, et tunne siis ennast mugavalt, kui sa tahad whiteboardi vahepeal jagada, mis iganes, eks ju. Aga et räägi korraks, kuidas põgusalt räägigi, et kuidas see visuaalne lihtsustamine su ellu siis veel nagu ütleme siukse, eks sa ütlesid, sa olid juba kasutanud, aga et nagu teadlikumalt, et sa tulid sinna koolitusele ja mis siis sai, et kuidas siis sai sinust see, kes ikkagi nii palju seda otse kasutab, kust see julgus ja pagas tuleb? Ahaa, sa tõid ka sõna julguse siia juurde ja pagasi, pagasid me mõni käib kerge pagasiga, mõni käib raske pagasiga, aga tegelikult võib-olla ma keeran ajas natuke tagasi. Sul on eelnevalt külalised ka käinud, näiteks minu üks oluline õpetaja Ave Eero. Ave on tegelikult üks inimestest, kes nii-öelda avastas või tutvustas mulle NLP maailma. Ja ma võiks päris ausalt öelda, et alates sellest hetkest tegelikult tekkis mulle selline olulisem arusaamine sellest, kui oluline on tegelikult visuaalsus minu jaoks. NLP-s, ma olen NLP meisterpraktik, mul on veel huvitavaid selliseid lähenemisi, tegelikult ma enne ei maininud, et ka coaching koolkond, mida ma esindan, on lahenduskeskne coaching ja Kanadast Erikson. Kõik minu sellised treenerid, gurud, keda ma olen nimetlenud, on tegelikult ennast väljendanud läbi pliiatsi ja läbi selle, kuidas ta on kutsunud mind sinna maailma, seda nägema, seda ise tunnetama. Ja kui ma tegin endale VAK-testi, ma sain aru, et ma olen kinesteetiline visuaal. Mis see tähendab? Ma pean nägema, et saada aru. Ja ma pean saama seda läbi teha ise oma kehaliselt. Ja kui me paneme need 2 asja kokku, kui ma kuulan kedagi või kui keegi mulle midagi räägib, et ta sinna ka kõrvale joonistab, vaadake, mul on juba siin pliiats käes, siis minu juurde ja minusse jõuab see informatsioon sellel kujul, nagu see teine inimene seda tahab nagu edasi anda ja see hakkab minus edasi kasvama. Ja see viis mind nagu selleni, et kui ma tahan ennast mõistetavaks teha, siis ma pean kõnetama inimesi samas keeles, mida ka nemad vajavad. Ja tegelikult see sama VAK ütleb ka selle VAK-test, et visuaalne, auditiivne või kinesteetiline, et enamasti me räägime, aga üsna põgus protsent inimesi tegelikult on auditiivsed, kes võtavad informatsiooni kõrvade kaudu. Üle 70% inimkonnast vajab visuaalset pilti. Ja ma saan aru, et error on juba selles, meile räägitakse lasteaias, koolis, tööl, kuidas ja mismoodi ma pean tegema, antakse ülesandeid, aga keegi ei näita mulle. Ja sealt tekkis see minu julgus ja arusaamine, et ma olen ise siis mõistetav ja ma saan teisega väga hea kontakti, kui ma näitan talle, kuidas ma mõtlen, mida ma tahan, et ta minust aru saaks, ma näitan talle ja võimalusel annan talle ka pliiatsi kätte, et näita ka sina, kuidas sina mõtled ja kuidas sinul need mõtted sinu sees nagu tulevad. Ja see oli juba palju-palju aega varem, see oli 2000. aastate alguses, siis kui ma ka aktiivselt panganduses juhi positsioonil olin ja see oli selline
selline päästik või see koht, kus ma tegelikult hakkasin oma igapäevajuhi töös kasutama valget tahvlit. Ma siiamaani kasutan valget tahvlit. Ma väga-väga seda armastan. Ma armastan puid ka, aga ma arvan, et väga oluline on seda paberile visualiseerida. Ja nüüd siis täna ka see digitaalne võimalus. Et ma ütleks nii, et see julgus tuli sellest, et mul oli vajadus. Ja kui sa suudad mõista teist inimest, astuda tema kingadesse ja saad aru, mis temal on selleks vaja, et tema ka selle sama tähenduse nagu kätte saaks, siis see sama visuaalne lihtsustamine tegelikult või visuaalne mõtlemine seda suurepäraselt võimaldabki. Ja tänasel päeval, kui ma seda nagu ütlen, siis tihti peale, kui inimesed räägivad, eriti kui ta räägib oma lugu, inimene on nii oma loos sees, siis ma kasutan ju coach'ina ka peegeldamist, kuule, Kati, et kas ma sain sust nii aru, ma kuulen, sa räägid praegu sellest. Ja vaata, ma olen üles tähendanud need asjad siin. Kui sa neid nüüd vaatad, mis seoseid sa nüüd nägema hakkad? Et see seoste loomise moodus ongi ju tegelikult viis, kuidas me õpime, eriti täiskasvanud. Ega täiskasvanu ju, ta ei ole kunagi tühi leht või nullist alustaja. Tema anum on teatud määral juba täis kogemustest, mõtetest ja kõigest muust. Ja kuidas sinna siis midagi uut nüüd juurde lisada ja siia tekibki nüüd see visuaalne nagu pool, et ma muidugi läksin sellest küsimusest juba natukene ka kaugel, mul hakkavad juba mõtted tekkima, et kuidas võib-olla jagada ka mõnda oma kliendi näidet, kuidas ma tegelikult seda teadlikkust nagu tõstan, aga jah, et julgus ja pagas kasvaski tänu sellele, et ma hakkasin ennast mõistma, sest kui ma tunnen ennast, siis ma väärtustan ennast ja ma lähen teisega võrdselt väärselt sellisesse partnerlusse, sest ma tahan ju, et ma tahan ka teda mõista ja siis see keel muutub selliseks, et meil on võimalik leida need kohad, kus me tegelikult, kus siis lähevad nagu pusletükid kokku, ütleks nii siis. Ja see, et kui sa ütled, et lähed küsimusest välja, siis tegelikult need videovestlused ongi sellised, kus me lähemegi ja võimegi minna välja. Ja mul on selline erakordne anne küsida mõnikord, eks ju, kohe mitu küsimust korraga. Nii lahe. Aga sa suurepäraselt vastasid ja ongi, mina näen ka, et tegelikult see sõna julgus on selle visuaalse lihtsustamise juures hästi oluline märksõna, sellepärast, et esiteks see inimeselt mingis mõttes vajab julgust, et tulla sealt mugavustsoonist välja ja näidata ennast ka nagu ebatäiuslikuna oma selles joonistamises, et saadagi aru, et see, mis ma teen, ongi piisav, et ma joonista nagu ilusa pildi jaoks. Ja teisalt on hästi nagu tore see, mida ma olen kogenud, et kui sa järsku leiad ennast niimoodi joonistades selle, et ma julgesin seda teha, see pole täiuslik, siis tegelikult on nii lihtne või nagu suur samm tehtud, et panna seda ka mingis muus olukorras olla julgem. See on ka põhjus, miks ma näiteks, kui ma teen koolivaheaegadel neid lastele, et kus ma õpetan siis 1. kuni 12. klassi lastele, sinu laps ka ju osales seal ja see, miks ma sinna tõin selle sõna, et olla julgem ja ettevõtlikum, sest lihtsalt see kogemus näitab, et kui sa ühes asjas juba justkui ületad iseennast, siis tundub kõik muu juba palju kergem ja kuna see joonistamine on hästi suurel protsendil inimestest, öeldakse, et jah, meil on paljudel koolist jäänud laulmisega või spordiga mingid siuksed kompleksid, eks ju, siis öeldakse, et joonistamine on kõige suurema protsendiga see aine, kus jääb inimestele sisse siis selline piirav uskumus, et ma ei oska joonistada. Sest et kuidagi see laulmine ikka seal kambaga laulan ära või lähen kõnnin või teen väiksed sammud kuskil on ju. Nii et see julgus on hästi oluline sõna. Ja tegelikult väga huvitav on tõesti kuulda ka sinu neid näiteid siis. Ma korra mõtlesin veel juurde öelda, et vaatamegi tänast seda vestlust sellisena, et coachina, juhina, õpetajana, kõik see, mis me räägime, on ju tegelikult ülimalt oluline. Nii et ma arvan, et kes iganes kuulab, saab oma professioonist nagu tõmmata neid paralleele, sest ma mõtlen, et tegelikult ikka väga paljud ametid nõuavad ju enesejuhtimist, teiste inimeste juhtimist ja kui me oleme lapsevanemad, siis kohe kindlasti me oleme ka
juhid ja coach'id. Ja võib-olla see tegelikult nüüd kuulates tegelikult Kati sind selle julguse poole pealt ja tegelikult ka võib-olla see, et mingisugused siis negatiivsed uskumused jäävad meisse kinni ja me jäämegi sellesse minapilti, et mina ei oska ja mina ei saa ja see pole nagu võimalik, siis ega tihtipeale ka, et coaching us ju tulevadki inimesed nagu üsna sarnaste nagu teemadega, et tal ongi, kas kuskilt on midagi nagu seisma jäänud, et ei saa edasi, puudub julgus, on see enesekindluse pool, tahaks midagi uut nagu alustada või on siis ka mingisugune segadus sees või on see uute võimaluste pool, aga mis mulle kohe nagu meeldib, on nagu see, et metafoor hakkab koheselt nagu kõnelema ja tihti vaata ka, et laste puhul ka, et kui sa ütled, et sa kardad või sa ei julge teha, aga et mis on see, kui sa ei karda? Ja coaching us me viime alati nagu fookuse sellele, et ma kuulen ka ära selle, mis on kõigepealt inimese keel. Meil on vaja ka kuulata, kuidas inimene räägib. Kui ta räägib sellest, et ma ei julge või ma ei saa joonistada, sest see ei ole ilus, siis sellega coaching us on väga raske tööd teha. Me teeme tööd sellega, et aga mis sa teeksid siis, kui sa ei karda? Mis oleks siis, kui see, mida sa praegu joonistad, ei ole küll täpse joonega, aga väljendab täpselt seda, mis sinu sees praegu toimub. Ja vot see ongi see, et me viime selle positiivsele vaatele ja seal hakkabki tegelikult seesama metafoor imehästi nagu tööle. Ja ma ei tea, võib-olla ma tõepoolest, kui ma juba nagu räägin siin ka, ma jagan siis oma seda valget tahvlit ja siis mulle ikkagi meeldib ka samamoodi visuaalselt mõelda ja võib-olla hakkavad siia mingid vahvad jooned ka nagu tekkima. Et sõna metafoor, eks ole. Ma korra küsin, kuidas sa soovid, kas sa soovid, et me oleme siin ise väikselt kõrval? Ja, ma arvan, et see on väga okei. Ma arvan, et okei. Mina tahaksin küll näha. Ja, sest vaata, kui me räägime sõnast nagu metafoor, siis Kati, mis sinu jaoks metafoor on, kui sa mõtled sõnale metafoor? No kui ma mõtlen visuaalse lihtsustamise koolitajani, siis ma ju alati selgitan seda, et metafoor, tehnilises mõttes on metafoor siis, kui me paneme kokku juba rohkem kui ühe sümboli või ikooni ja tekib kolmas tähendus. Aga igapäevaelus tegelikult metafoor on siis pigem ikkagi selline kaudne tähendus, mis tekib nagu pildina mingi tunde või sündmuse või asja kohta. Et mis ei ole lihtsalt sümbol, asi, vaid on justkui juba natuke komplekssem pilt. Ja sellega hakkab mingi tähendus ja mingi lugu, eks ju, nagu taha nagu sündima. Ja võt nende metafooridega ongi see, et tihti ühele pildile võib tekkida väga sügav tähendus nagu taha. Ja sellel tähendusel võib olla, või sellel metafooril võib olla meie igaühe jaoks nagu väga selline vahva või erinev nagu tähendus. Ja näiteks, kui me toome nagu sellise vaate, kus me tänasel päeval oleme võib-olla oma igasugustes vahvates ja natukene vähem vahvates olukordades sees, siis tegelikult mõnikord on nagu see, et meil on vaja nagu kõrvalt vaadet või natukene teise nurga alt asju vaadata. Ja näiteks, mis mulle nagu hästi meeldib, mis tegelikult võiks olla ka meie tänastele kuulajatele selline üks hea vaatenurk, kuidas ka täna vaadata siin meiega koos oma asjadele peale, millest me siin räägime, siis mis sa arvad, Kati, mida ma praegu siia joonistan? Helikopterit. Eks ole? Ja see on nii, kuidas Annika joonistab helikopterit. Ja ma väga soovitan vaadata sellele teemale ka täna peale helikoptervaatega. Kujuta ette, et sa tõused nagu natukene kõrgemale ja sa näed veidi laiemat perspektiivi. Oma sellele väikesele kohale, kus sa oled, sa näed sealt nagu laiemalt ja see helikoptervaade võimaldab meil tegelikult näha ka neid metafoore või teistsuguseid tähendusi või ka seoseid.
Ja see helikoptervaade on igas kontekstis väga-väga palju selgust loov. Sest kujuta ette, kui sa oled ükskõik millises kitsas olukorras ise nagu sees, siis ega sa ei näe rohkem, võib-olla nagu siin oma kahe õla vahelt natukene puksid läbi, aga helikoptervaade võimaldab tegelikult seda suurt pilti näha ja see viib tegelikult selleni, et seesama tähendus saab sinu jaoks muutuda, eks ole, ma kirjutan siia sõna tähendus nagu ka. Ja see on hästi-hästi oluline, sest kui me tähendusi enda sees saame mõtestada, siis me tegelikult saame ka leida selles mõttes täiesti uusi vaatepunkte, uusi lahendusi. Ja võib-olla kui tuua see visuaalne lihtsustamine ka sellesse konteksti, et näiteks kui me toome selle juhtimise, me Kati sinuga ka eelnevalt nagu rääkisime seda, et kuidas see visuaalne lihtsustamine siis ka töös inimestega või teiste inimestega koos võiks tegelikult nagu aidata, siis see helikoptervaade viib ühe järgmise sellise väga hea metafoorilise pildi juurde, mida ma ka tegelikult väga soovitan ka lapsevanematel, tamas, eks ju, sõpradega töö kontekstis on nagu see, et kui sa oled ise väga asjade sees, näiteks ma kasutan siin mõnda teist värvi ka, ja kujutame ette, et see on selline mängulaud või see on, ütlen, see liivakast, kus nagu action või siis tegevused nagu toimuvad. Ja selles liivakastis on kindlasti olulised inimesed, on ju. Ja kujutame ette, et see võib isegi nagu mingi meeskond olla või see võib isegi nagu perekond olla. Nende vahel siin toimuvad ka igasugused vahvad nagu seosed. Ma teen neid väiksed ninad siia ettepoole, et me näeme, et nad vaatavad siia poole. Ja kui me räägime nüüd sellest visuaalsest lihtsustamisest ka, siis vaata, kui selles ruumis nüüd on see olukord, et tegelikult meil on vaja inimestele midagi selgeks teha. Ja? Ma teen siia nagu väikse sellise ekraani. Ja kui ma ise nüüd seal sees olen ja ma olen kogu selle sama olukorra keskel, aga tuletame meelde, et ma soovitasin, et mõtleme praegu asjadele kõrgemalt vaadates nagu helikoptervaatega. Ja kui sa nüüd näiteks oled see juht või sa oled ema või sa oled kaaslane, siis kui sa oled ise seal sees, siis sa tegelikult oled osa nagu võib-olla sellest olukorrast ja probleemist, aga mida ma soovitan, kui sa oled helikoptervaatega veidi tõusnud kõrgemale, on sul võimalik võtta ka sellist positsiooni, mis värvi, võtame siia oranži, et Kati õpetas mind ka natukene joonistama selliseid vahvaid tegelasi siia. Kujutame ette, et sa oled sina ja vaata, mida ma tegin, on see, et sellel väikesel tegelasel on ainult üks osa selles pildis jalaga sees. Mida see võimaldab? Ja kujutame ette, et ütleme tema nimeks, et tema on liider. Ükskõik mille liider. Ta on, ei taha öelda juht, aga ütleme, et ta on liider. Ja see liider siis tegelikult peab juhtima ka teisi ja looma seda nii-öelda, ma ei tea, vahepeal see kuidagi ühendus ei taha hästi nagu toimida. Ja kuidas see liider siis tegelikult nüüd saab toimida, on see, et tal on võimalik siia pilti hüpata sisse, aga tal on võimalik alati pildist ka välja tulla ja vaadata sellise helikoptervaatega. Ja mis nüüd siis juhtub, on siis see, et miks on see ekraan sellel pildil? Kui ma nende inimestega nüüd suhtlen, tahan neid käivitada, tahan neile oma mõtet edasi anda, tahan tegelikult neid kaasata või tahan, et asjad hakkaksid juhtuma, siis need inimesed tegelikult ainult sellest, et ma neile midagi räägin, nad vajavad tegelikult, et siia hakkaks tekkima ka mingisuguseid vahvaid nagu plaane või asju, mis näitavad, mida me tegelikult mõtleme, kuidas siin asjad nagu käivad. Ja mul üks imeline näide sellest, kuidas käivitada inimesi ja panna neid tegelikult seda uut tähendust otsima või selle tähenduse juurde seda nagu metafori. Ma kõiki hea meelega näitaks ühe sellise elust enesest ühe näite, kus siis ma coachina kasutasin valget paberit ühe meeskonna juures ja meeskonnal oli see dilemma, et nad töötasid ja toimisid kahes vahetuses ja nendel kahel vahetusel oli
ütleme niimoodi, et väljundina väga erinev kvaliteet ja kliendid märkasid seda. Ühe vahetuse puhul olid asjad imehästi, kliendid olid väga rahul ja teise vahetuse puhul kõik kukkus oluliselt madalamale ja nad rääkisid 2 vahetusest. Ja mina siis nutikalt kuulan neid ja küsin, et te räägite 2 vahetusest. Kas, kui ma nüüd praegu kasutaksin tahvlit ja paneksin siia nüüd näiteks 2 mulli või 2 palli ja küsiksin, et kui need on nüüd need teie 2 vahetust, mismoodi te näete, et see probleem seal on? Ja piisas vaid sellest, et ma tühjale tahvlile tegin need 2 mulli, kui meeskonnas hakkas kihama ja tuli üks meesterahvas, haaras minult marker ja ütles, et ei Annika, meil ei ole nii. Nad nägid, mida ma olin tahvlile teinud ja see ei olnud see. Ja mida hakkas tema siis tegema? Ta ütles, et Annika, meil on nii. Joonistas need 2 lihtsalt sinna kõrvuti. Ülejäänud inimesed vaatavad seda ja võtab järgmine meesterahvas markeri ja tuleb tahvli juurde ja ütleb, ei, oodake, meil on tegelikult nii. Ja kõik vaatavad kaugelt ja ütlevad, ahaa, see ongi see. Kati, mida sina praegu siin näed, mida ma joonistasin? Mis see võiks olla? See on hea küsimus, sest kas ma mõtlen, et neil, kas ta joonistas kliendid ka nüüd juurde? Ahaa, väga huvitav ja äkki ta joonistas kliendid ka juurde. Meie kuulajad, te võite ka pakkuda või arvata, mida see meeskond niimoodi neid mullikesi joonistades võis mõelda. Oluline on see, et need 4 mullikest said tahvlile ja siis lõi neil pildid täiesti selgeks. Neile tekkis sellest metafoorist tähendus. Ja Kati, kui ma ütlen, et see on metafoor, siis mida sa võiksid siin veel näha? Sinu pakkumine oli väga lahe. Seal on ka näiteks kliendid juures, mida nad võisid veel siit näha? Võib-olla see on nagu selline, et esmalt vaatasin, et see on nagu Audi märk, on ju. Muidugi, Kati, ära mõtlegi kaugemale. Okay. Inimestel oli ka koheselt ja vaata, kui huvitav, kuidas hakkab protsess tööle. Me näeme, seostame ja Kati, sa mõtlesid kohe midagi väga õigesti. See tähendus tuligi neil siit, sest see metafoor hakkas tööle. Seesama metafoor, kui sa mõtled Audit, siis mis kaasneb Audi nagu sellise tausta või oreooliga? Kui sa ütled Audi, siis mis sinu jaoks nagu kõlama jääb? Nagu väärtuse või kvaliteedina või selliste oluliste. Ma mõtlen, et minu jaoks on, et Audi on tegelikult ikkagi kvaliteetne automärk, mida ikkagi teatud inimkond siis valib, eks ju, kes just ekstra Audit tahab. Ja tegelikult nende puhul hakkaski see tööle ja nüüd tuleb sellel metafooril või sellel tähendusmudelil järgmine kiht, mida nad nägema hakkasid. Audi kui sümbol, mida kõik teavad ja nii huvitav, Kati, sa nägid seda ka, aga sa ei saa töönud välja, sest tundub, et see ei saa nii lihtne olla. Ja nende jaoks ka piisas kõigepealt minu sellest 2 mullist ja siis tekkis siin Audi märk. Ja nüüd, mida nad nägid, mis tähendus hakkas neile sealt tekkima, oli siis see, et kõige olulisem osa tekkis nendesse kohtadesse. Ja nad tulid ja värvisid need ülekatted ära. Ja kuidas tekkis nüüd visuaalsest mõtlemisest uus teadlikkus? Oli see, et kui ennem oli 2 vahetust eraldi, ma teadlikult panin need mullid üksteisest kaugemale, sest nad rääkisid, et nad on niivõrd erinevad. Aga ma lihtsalt kasutasin paberit, et kas see on nii ja see käivitas nende visuaalse mõtlemise ja loovuse ja nad nägid seda, et
ja esimesed 2 mulli tulid juhuslikult niimoodi kõvera joonega, et usaldage oma kõverat joont, sest see kõver joon võib meid viia imeliste avastusteni. Ma tahan siin korrata, et selles mõttes tõepoolest, ega minu pildid on ka, see liider tuli sinna väga kummalise kujuga, sest see pliiats kuidagi ei tahtnud minuga koostööd teha, aga ta on oluline ja see kõverjoon viis need rõngad kokku ja sealt tekkis nüüd see teadmine ja teadlikkus ja uus tähendus on see, et neil on vaja need meeskonnad, need 2 vahetust panna ülekattega, et ühe vahetuse juht ei lahku siis vahetusest, kui tema meeskond lõpetab, vaid ta võtab üle ka järgmise meeskonna vastu ja kannab edasi selle, millega eelmisega lõpetati. Ja kuivõrd suur oli see teadlikkus siis, meil oli vaja tõusta selle probleemist oluliselt kõrgemale, kasutada 2 sümbolit, mille peale tuli tähenduslik Audi märk ja nende jaoks oli tegelikult maailm muudetud. Heas mõttes ja sellest sündis uus strateegia, mida nad tegelikult läksid päris elus nagu reaalselt nagu ellu viima. Ja sel põhjusel on tegelikult mõtete visuaalselt näitamine niivõrd tähtis ja oluline. Ja kui huvitav on see, Kati, ma veel küsin korraks, et võib tunduda, et ta on lihtsalt nii primitiivselt lihtne, et see ei saa ju olla õige. Aga meie usaldamises, et asjad võivadki olla lihtsalt, tegelikult peitubki väga suur nagu vägi. Ja see on nii tore, et sa selle välja ütlesid, sest tegelikult üha rohkem inimesed janunevad selle lihtsuse järgi, et tulla siis sellest keerulisest maailmast välja ja tegelikult hetkel mängin sellise ideega, et on öeldud, et joonistamine on justkui nagu tuleks vaadelda kui märgisüsteemi, eks ju, ja sellist nagu lihtsat märgisüsteemi ja kui tegelikult on inimesed endale märgisüsteemid loonud, kirjakeel, numbrikeel ja iga kord on nagu lihtsustunud kõik meie jaoks, siis nüüd me oleme üha keerulisemaks ikka kõik ajanud, isegi kui meil on kõik need lihtsustatud keeled ja ma näen, et nüüd on aeg võtta ka joonistamine kui lihtsustatud keel ja täpselt see, mis sa siia tegid, et okei, see helikopter võib mõne jaoks tunduda kui raketiteadus, et okei, millal mina veel sihukese asja välja joonistan, on ju. Aga küsimus on lihtsalt ka selles harjutamises, julguses ja pagasi tekitamises. Aga vahel ongi valesti mõistetud visuaalsus kui selline tohutu joonistamine. Vahel ongi vaja ainult neid ringe, et panna, eks ju, mõtlema. Siit, Kati, tegelikult taaskord jälle lihtsustada, rääkida sedast, et seesama sümbol või võti võib nagu viia asjad väga lihtsaks. Mida ma veel tegelikult, ma lihtsalt kohe nopin ja võib-olla see viib inimeste mõtted ka kohe tegelikult uitama sinna, kus nad leiavad iseenda jaoks ka väga häid nagu lahendusi. No näituseks, mida mulle viimasel ajal väga meeldib inimestega nagu rääkida, on see, et me tihti otsime tasakaalu, eks? Tasakaal on midagi sellist, mis on kõigile nagu väga vajalik. Ja tasakaal on midagi sellist, mis aitab meil kuidagi paremini nagu toimida. Aga kui sa mõtled tasakaalu peale ja kui ma nüüd praegu nagu joonistasin siia lihtsalt sellise tasakaalu pinna ja sellise kaldega, siis tegelikult siin võivad olla nagu erinevad objektid peale selle tasakaalu hoidmine võib olla väga pingutust nõudev, et ma säilitaksin tasakaalu, võib-olla ma pean millegi arvelt kogu aeg pingutama ja hoidma seda. Siis tuleb järgmine võib-olla sümbol, mida ma inimestele selle tasakaalu kõrvale väga soovitan nagu kaaluda ja mõelda ja vaadata, on see, et ma ei alaväärista või ei vähenda tasakaalu olulisust, aga mõnikord hoides asju tasakaalus, võib see tegelikult olla üsna kurnav või kallis ka meie jaoks ressursside mõistes. Ja ma toon näiteks teise sümboli, mis on nüüd kuidagi väga olulisel määral hakanud nagu kaasa kõlama. Mis märk see on? Kuidas sa seda nimetaksid? Võib öelda, et ta on, eks ju, justkui nagu lõpmatus, aga mina pigem
äkki siin metafooriliselt mõtleks, et ta on justkui selline pidev protsess või progress. Jaa, just. Ja vaata, siia ma nüüd kirjutaksin sellise sõna nagu kooskõla. Kui sa mõtled sõna peale kooskõla, nüüd selle sama tasakaalu kõrval, mis mõtteid see tekitaks, Kati, sinu jaoks? Et selle tasakaalu leidmisel tuleb jällegi leida see kooskõla, kui ma ei olegi tasakaalus, et see ongi okei, et seal on see kooskõla olla kord nii ja kord nii. Ja vaata, kui sa praegu mõtled selle sama, nagu see on protsess, kus võib olla nagu liikumine, siis kui me toome ka kehatasandi nagu juurde, kui sa praegu saad näiteks hea osaleja või kuulega püsti seista, kui sa seisad oma 2 jala peal ja kui sa hakkad oma puusadega tegema 8-said, siis sa võid nagu tunnetada, et kumb jalg näiteks võib-olla on tugevam ja kannab siin nagu rohkem. Me saame tegelikult otsida seda punkti palju kergemini, kui et me hoiame nagu kaalukausil asju tasakaalus. Ja see kooskõla viib mind tegelikult sellise sõna juurde hoopis nagu on harmoonia. Tasakaal ja harmoonia. Muusikas ka, et kui me kõlame kokku, meil on kooskõla, siis on harmooniline see heli või see pala, mida me nagu loome. Ja kui igaüks justkui püüab oma tasakaalu hoida, võib see minna kakofooniaks ja see harmoonia seal nagu kaob. Et lihtsalt märkidel ja sõnadel võib olla nii oluline sügav tähendus, et kui praegu on võib-olla raske seda tasakaalu saada, siis vaata, kas sa saad minna kooskõla sellega, mis sul praegu on. Näiteks. Ja leida sealt see harmoonia, kuidas ta kokku kõlab ja tegelikult ka suhetes teistega samamoodi, et kas ma kõlan teistega kokku, kas sealt on võimalik, kui keegi on minust väga erinev, keegi on liigagi teistmoodi, siis aga kui me hakkame kokku kõlama, siis tekib sinna nagu harmoonia, et just korraks tabas see sama märkide teema ja mõnikord need märgid ja infinitiv, mõnes mõttes lõpatus tõepoolest võib samamoodi see sama tähendus seal taga olla. Ja see on nii tore, et sa seda valget tahvlit kasutades ka justkui nagu coachisid meid praegu mingis mõttes, sest nüüd saigi tegelikult ju vaataja otse näha, kuidas sa seda kohe nagu kasutad ja kohe seda teed kogu selles oma nagu ebatäiuslikkuses, eks ju, ja milles on nagu nii suur täiuslikkus ja arusaamine. Ja siin mul tegelikult ka kuulates veel tekkis see sama mõte, et eks loomulikult ka läbi nende vestluste, mis ma teen, on ju see, et ma tahan inimesi kutsuda ka, et tule õpi ka, sest ma näen, kui palju väärtust see maailmale loob ja minu missioon on maailmas võimalikult palju inimesi siis panna visuaalset lihtsustamist kasutama, inspireerida neid seda tegema. Ja kui võib tulla sinna nii-öelda baaskursusele, kas õppida online'is, tellida meeskonnale, siis nüüd on ju ka, olen teinud sellised meistriklassid, kus ongi siis coach'ile või juhile, kus see, kes on baaskursuse läbinud, saabki tulla ja tegelikult seal seda asja kas harjutada, et otse kasutada või kuskile, et kus on see minu teravik või fookus. Aga sind kuulates veel tuli see, et meistriklass on ka tehtud esinejale, inspireerijale ja see ei ole tehtud selle mõttega, et ma õpetaksin seal tegelikult mingit esineja meisterlikkust, kuigi ma ise seda hetkel õpin, selles ennast arendan, loomulikult neid killukesi saab sisse tuua. Aga kõige rohkem, mis ma olengi avastanud, on see, et ka ja esineja, ma ei mõtle ju siin seda, kes peab olema suurtel lavadel. Me oleme väga palju igapäevaselt oma kooli, nagu juhina, koosolekute läbiviijana esinejad. Ja väga tihti on siis see, et esitlustele pannakse mingisuguseid visuaale juurde, mis pannakse nagu moe pärast, sest et nagu peab panema. Aga ei ole läbi mõeldud seda, et mis tunde ja tegutsemise tegelikult see pilt sinna toob. Et see sinu see audimärgi ja nende ringide, see jutt just tõigi, et mis paneb inimesed kaasa rääkima, kaasa mõtlema, et sa ei saa panna lihtsalt seda esimest pilti, mis sa sealt kuskilt Google'ist leiad ja veel ägedam, kui sa ise selle sinna juurde ju tegelikult joonistad.
ja vaata see sama lugu, see story hakkab tegelikult ju voolama ükskõik, eks ju, me võime siin rääkida tegelikult jõe voolamisest, Kati, sinuga me ju ka õppisime seda, et kuidas oma sihi suunas liikuda, me võime seda nagu teekonnana nii-öelda voolava selle nii-öelda jõe või siis ka, ma ei tea, raudteena mõelda, aga tõepoolest, mis meil teel ette jääb? Ja kui me seda oskame koheselt ära kasutada, siis see loob väga palju selgust ja tegelikult toob ka sellist uut mõtet või uut sellist hingamist ja nagu lähenemist nagu juurde. Et see on hästi hea, kui me oma sõnumeid tegelikult võtame elust enesest. Et mitte, et ma küll olen õppinud mingi väga ägeda asja nagu valmis joonistama, aga võta nii, nagu see parasjagu sealt nagu tuleb, et seesama lugu võib ollagi näiteks siin väikene nagu pilvekene, mis tahab, eks ole, kuhugi jõuda ja ühel hetkel ta võib-olla nagu jõuabki, et see lugu hakkab tegelikult siin oma elu elama ja sellest hakkavad väikesed loopojakesed nagu välja tekkima. Ja ma vahepeal vaatasin ka kella, et meil on jäänud siis umbes 10 minutit lõpuni, aga sind kuulates mul tekkis nüüd 2 küsimust. Küsin ära, ma ütlen mõlemad, mis ma tahan ja siis küsime esimesed. Et esiteks tahaks teda teada, et kas see, kui sina oled niimoodi visuaalselt teinud, ütleme, võtame nüüd praegu 1-1 kliendiga töös. Kas ka mõni su klient on võtnud sinult niši selle julguse, et ta joonistab sulle neid asju kuidagi ülesse. Ja pärast seda küsin ka selle, et kust sinul siis veel, ütleme see, kuidas sa seda pagasit endale tekitasid, et näiteks, et see helikopter siia niimoodi tuli ja vaatame korraks, kas seda saab ka küsida. Aga kõigepealt, et kas sa oled inspireerinud ka mõnda oma coachingu või juhi kliendina sulle vastu joonistama ja minema võib-olla teiste ette tegema? Ja kindlasti sellepärast, et päris kindlasti kohe väga isegi lõviosa inimestest tegelikult julgeb seda teha ja ma soodustan seda teha, sest see esiteks käivitab tema mõtlemise ja mitte ainult selles meievahelises protsessis, sest vaata, Zoom on imeline tööriist. Kui ma teen kliendiga koos, siis klient saab ka samal ajal seda lõuendit täita. See on üks imeline hea lugu. Aga teisipidi on see, et mul on siis minu coachingu praktikas päris mitmeid juhte, kes on avastanud sõna otseses mõttes läbi oma arengu ja lugude, kuivõrd vajalik on see visuaalselt nähtavaks tegemine ja ta on oma igapäeva juhi praktikatesse, koosolekute läbiviimisesse, esitluste tegemisse, unustanud ära PowerPointi ja võtnud ette pabertahvli või siis selle sama whiteboardi, et mul on neid kümneid ja kümneid näiteid, aga see ei ole tekkinud sellest kohast, et ta oleks seda varem juba, vaid ta näeb selle mõju iseenda peal, mida see temaga tegelikult teeb, milliseid kihte see temast lahti teeb ja kuivõrd tegelikult palju see tema jaoks kogu seda temaatikat nagu rikastab. Ja mida ma tegelikult siinkohal tahaks väga nagu öelda ka, et juhid tihtipeale arvavad, et nad on või peaksid olema nagu tõe monopol ja neil peaks olema kõik vastused. Ei, juhid, tegelikult kasutage oma tiimiliikmeid, kasutage oma inimesi, küsige neid, andke neile marker kätte, andke samamoodi võimalus sellele valgele tahvlile tekkida nendest ringidest siis mingisugune uus tähendus, sest kui me usaldame oma tiimiliikmeid, usaldame inimesi, kellega me koos töötame, siis mulle meeldib järgmine üks hea nagu lähenemine öelda, et 1 + 1 võrdub mitte 2, aga võrdub 11. Kui mu poeg oli 2,5 aastat, ütles, et emme, kuidas on võimalik, et 1 ja 1 on 2, ei ole, 1 ja 1 paned kokku on 11. Kui ma räägin oma inimestega, siis rohkemate inimestega see klaaslaki juhi kaob ära ja me saame tulemuse, mis on tegelikult 11, see on rohkem kui. Ja seda võimaldab tegelikult tõesti see lihtne lihtsustamine. Ütleme, see helikoptervaade on kindlasti muidugi üks coachingu tööriistasid, et tõusta oma probleemi või olukorra kohal nagu kõrgemale. Ja lihtsalt mõtlesin, et ma joonistan selle, et vaata ka täna seda meie loo jagamist kõrgemalt.
selles mõttes, et sa hakkad võib-olla nägema teistsuguseid nagu seoseid ja sul tekib endal ka see julgus ja tahtmine oma mullikesed või pilvekesed või siis kriipsud ja seosed nagu nähtavale nagu tuua, et jah, väga paljud kasutavad ja üks-ühele töös nad täiendavad seda ja kuna ikkagi see visualiseerimine on ka osa coaching ust, mitte ainult ka paberile visualiseerimine, vaid kõigepealt oma nii-öelda sisemise silmaga. Meil on ju silmad sisemised ka, mis on pliiatsid, mis võivad imelisi pilte meie soovidest ja unistustest nagu maalida. Ja kui sealt osata neid sümboleid panna päriselt paberile, panna nüüd see kinesteetiline pool sinna juurde, siis me juba toome selle tuleviku pildi tänasesse hetke ja kui suurem tõenäosus on, et ma selle suunas liikuma hakkan, väga palju suurem. Nii et minu kliendid seda teevad, kasutavad ja hakkavad ka edaspidi tulevikukliendid kasutama, ma olen üsnagi veendunud. Neile tekivad ka oma kladed, kuhu nad panevad asju sisse ja tegelikult ma küll siin täna ei näita, aga mõningaid coachingu kohtumise memosid, et need on vahest nii huvitavad. Need on nagu lihtsalt nii huvitavad, et praegu hetkel ma püüan nagu siit niimoodi õhust neid, millega visualiseerida, aga kui me oleks Kati sinuga läinud päris sinu teemaga ja oleks selle siia ehitanud, siis sõnades, piltides ja seostes või sümbolites üles, see on väga huvitav. Ja ikkagi peab ka ütlema, et suur tänu sinule, et sa seda kasutad, sest tegelikult see ongi ka see, et kui keegi teeb otsa lahti ja ongi näeb teine, et võibki nii lihtsalt ja võibki selliselt, siis tulebki see julgus, et aga ma teen siis ka ja ma teengi selle kriipsujukuga, mullikese ja asjaga, eks ju, et sealt ma näen, et hakkab see mõte tööle. Nii et tegelikult ma arvan, et meie kõik, kes me seda siis kas oleme õppinud või ise kasutama hakanud, peaksime julgemalt olema, eks ju, teistele ka eeskujuks sellega, et öeldagi, et tee ka. Aga tead, Kati, kui sa veel korra lubad, siis ma võib-olla jagaks, väga paljud teavad ja kasutavad seda, aga ma jagaks, üks imeline visuaalne lihtsustamise tööriist on tegelikult rattameetod. Ma ei tea, kas sa, Kati, ise oled kokku puutunud, tihti kasutatakse seda ja nimetatakse seda kui elu tasakaalu ratas, vaata tasakaal. Aga miks ma räägin rattameetodist, sest tegelikult, kui sa oled teise inimesega, siis kas üks-ühele või tiimiga, kui sa suudad panna, ma korra joonistan siia ka ühe ratta. Tuleb ta praegu nii kõver, kui ta tuleb, aga ta on täpselt see, nagu ta praegu peab olema. Me võime seda ratast nimetada ka tordiks, me võime pitsaks, mingisuguseks kettaks, aga selle ratta võlu on see, et see ei pea olema ainult elu tasakaalu ratas. See on üks oluline nii-öelda visuaalne tööriist, millele me saame näiteks korraga panna 8 ühikut, mingit olulist, kas valikute tegemise, mingite oluliste aspektide osas nagu tuua need nähtavaks ja vaata coachingus me kasutame veel sellist huvitavat tööriista, milleks on skaala. Kas sa, Kati, oled skaalaga kunagi kokku puutunud? Me saame hetkeolukorras asju mõõta, kui rahul ma sellega olen, kui palju mul seda hetkel on, millises faasis on see mingi algus ja see rattameetod on tohutult hea visuaalseks alguseks. Meil on näiteks mingid olulised asjad elus, ma ei tea, ma võib-olla olen praegu elukoha valiku või töökoha valiku osas ja inimene saab ise ennast coach ida, mis on olulised asjad, mida ma peaksin tegelikult arvestama. Ja ta paneb näiteks siis igale sellele sektorile, mida ta siis silmas peab, näiteks ütlemegi, mida Kati ütle midagi, mis võiks olla nagu, kas sul on praegu elus midagi, mille osas, kas sul on vaja valikuid teha, otsustada, sa tahad midagi vaadata iseendas. Me võime ka näiteks tugevused rattale panna, me võime oma väärtusi vaadata, me võime mida iganes. Kas sul tuleb mõni mõte lihtsalt, mida me võiksime siia rattale korraks panna? Minul tuleb esimesena enda jaoks see mõte, et ma tahaks rattale panna kõik need suuremad unistused, mis ma tahan nagu ära teha. Ma ei taha neid küll praegu nimetama, kuigi ma olen ka jaganud päris mitmeid, aga lihtsalt, et mulle nagu tahaks panna nad tõesti rattale, et vaadata seda, et palju neid siis nagu on, et kas neid on liiga palju, et kas ma mahutaksin nad ära sinna.
jah. Kuulge, aga väga hea, Kati, unistused ja kujutame ettegi, et siin ongi näiteks 8 sektoriga Kati unistuste ratas ja iga see sektor, me praegu ei hakka neid täpselt nimetama, võib-olla üks nendest on seesama kogukond, ütleme nii, selle kogukonna heaolu kasvamine, et siin oleks huvitavad asjad, näiteks toome ühe sellise näite ja kui me kujutame ette, et siis see siin rattal on ka nagu iga see sektor on justkui nagu skaala ja me võime mõõta skaalal 1–10, kui rahul või kui hästi või kuidas meil on selle unistusega või kui palju ma olen sellele täna energiat andnud, kas ma olen alustanud ja me saame natukene isegi nagu sellise visuaalse pildi, millised unistused juba liiguvad, millised võib-olla on unustuste hõlma jäänud ja võib-olla mis võtab mul täna hästi palju ressurssi, aga kui ma seda siis nagu kuidagi muudaksin, me saame teha imelise sellise auditi või näeme ka tegelikult seda muutust, mida me saada tahame. Ja no näiteks, kui rahul sa praegu oled oma kogukonnaga siin täna ja hetkel, Kati? Jaa, ma arvan, et see number võiks olla kuskil 6. Ja näiteks ütleme nii, et see on see sektor. Ma siin viirutan selle praegu ära, me saame seda rahulikult hiljem ka tiimida. Ütleme, et see rahulolu selle kogukonnaga on sul täna 6 peal. Ja siis ma küsiks, Kati, et aga kui nüüd läheb aega mööda, sul tulevad huvitavad, inspireerivad esinejad veel siia, su meistriklassid lähevad tööle, kogukond kasvab, siin läheb elu ja mitte ainult sina üksi ei vea, vaid kogukond ise juba veab ennast. Kuhu sa tahaksid jõuda mingi aja pärast ja mis seal sinu tuleviku perspektiiv võiks olla? Kui kaugele sa praegu tahad vaadata ja näha seda muutust? Mis see aeg võiks olla? Mis aja pärast me natukene võiksime seda kogukonda uuesti mõõta? No tegelikult ma arvan, kõige realistlikum on ikkagi öelda selline 2 aasta selline mõte, et ma ei ole läinud sellega teele, et see peaks olema liiga kiire. Sest tegelikult on ikkagi see teadlikkuse kasvatamine, kõik see, võib-olla just, et ka, et tekib rohkem neid, kes siis julgevad ja tahavad seda niimoodi teha, neid lugusid jagada, veel rohkem üles kutsuda 11 asju tegema ja tõesti, mis ma ka näen, on see, et tegelikult üks hetk 2 aasta pärast on neid, kes seda asja ka edasi õpetavad ja jagavad ka, kes siis omakorda on justkui need samad kogukonna hoidjad. Jaa. Millise numbri peal sa näeksid, et 2 aasta pärast võiks see kogukond sinu enda vaates see rahulolu tasand olla? Kuidas sa siis hindaksid, kuhu sa tahaksid 2 aasta pärast jõuda, kui täna on 6 juures? 9 kindlasti. Ma isegi tahaks öelda 10, sellepärast, et ma ütlen ausalt, et ma ei ole mul ei ole ka nagu sellist mingit ideaalset ootust, sest et mulle meeldib lasta sellel minna ja mulle meeldib isegi mõelda, et ma isegi ei tea täpselt, mis see võiks olla see, et on nüüd, eks ju, niimoodi, et see on nüüd, mul ei ole jah, et see on nüüd 10, aga ma arvan, et see selline tunne, see rahulolu tunne nüüd nagu voolab või nüüd ma ei ole nagu niimoodi üksi väga palju, kuigi praegu ka juba tegelikult ma ei tunne, et ma olen päris üksi. Et võib-olla isegi jah, 10 võib vabalt öelda. Ja vaatame, nüüd me nägime seda muutust, et kui täna on 6 ja kui see voolamine, sul on juba sellised kaasarääkijad, kaasategijad, kogukond juba ise ennast nagu käivitab, hoiab, et jõuda 2 aasta pärast sinna ja sinu enda sisemine rahulolu tunne on 9–10 peal. Kas see oleks väärt tegelikult luua siia plaan, kuidas sinna 9–10 juurde jõuda ja kuidas see rattameetod töötab, on see, et me võime teha ka täiesti eraldi sellise strateegia või plaani, kuidas me sinna nagu jõuame, mida me hetkel, Kati, ei tee, aga ma tahtsin visuaalselt nagu näidata, et see ratas kui meetod ja korraga panna näiteks kõik unistused sinna peale ja mõõta kõik unistused ära ja kuhu ma mingi aja pärast millegiga tahan, siis ma näen ka, et mis on kiirem, mis on kaugemal ja vahepeal on võib-olla see, et mõni unistus
kasvabki juba sellest välja, üks ketas või rattaosa jääb vabaks ja sinna saab midagi uut tekkida. Et me näeme seda dünaamikat ja nagu sa ise ütlesid ka, seda voolamist, et ma julgustan ka meie kuulajaid tegelikult seda ratast kasutama, kui sa kuulad teisi inimesi, kui sa tahad mingit infot edasi neile anda, pane nad sinna rattale, tordile või pitsalõigule, joonista sinna pepperoonid peale, kui see on teie pitsa, see on sinu meeskonna, sinu pere pitsa, need on need asjad, mida me tahame, et muutuksid. Ja asjad hakkavadki muutuma. Nii samamoodi nagu tekkis 2 mullist see audimärk ja tohutu teadlikkus või uus tähendus sellest, kuidas me edaspidi toimima hakkame. Väga lahe, suur tänu, see on väga hea, pani kohe nagu mõtlema ja tegelikult ka nagu natuke juba mingite teiste unistuste raames, eks ju, seda mõtlema. Nüüd kell on küll saanud juba tund aega täis, aga ennem kui ütleme sellised lõpuasjad, siis ikkagi, kui nüüd ma küsiks sult, et sa nii osavalt seda kasutad, siis kui nüüd keegi küsikski, et Annika, et aga ma tahaks ka, et kuidas sul tekkis see, et sa oskad selle tasakaalupildi teha, helikopteri pildi, et kui nüüd 1-2 jooksul öelda teistele seda julgust, et kuidas käib see pagasi kasvatamine endal, kuidas sa jagad seda oma teed? Jaa, siin on, ma arvan, mitu asja, kuidas see pagas kasvab. Mulle, kuna ma olen ise see visuaalne, kes vaatab, siis ma vaatan, mida teised teevad. Kuidas nemad on seda teinud, siis võtan ja proovin ise ka, teen seda omamoodi, et seda inspiratsiooni ma ammutan kindlasti vaadeldes teisi. Läbi vaatluse ma tegelikult õpin hästi palju. See on üks viis, kuidas ma seda omandan. Kati juurde ma väga soovitaks minna meistriklassi. See on imeline, et need meistriklassid on, sest mina olen tegelikult ju Kati sinuga aastal 2016 olnud ju ühe pika päeva nagu koos, aga mulle väga meeldib, kui toimuvad võib-olla ka sellised teatud õppimine ikkagi selline ampsude kaupa on ikkagi püsivam. Olla siin kogukonnas, hästi äge, kui tegelikult te jagaksite, milliseid sümboleid, milliseid kritseldusi heas mõttes, visuaalseid mõtte selliseid ampse te siin teete. See on super asi õppida, et see tööriistakast nagu täis saaks. Ja lihtsalt mida ma ühte soovitan, ükskõik kellega sa räägid, telefonis, online'is, päris elus, võta lihtsalt paber kõrvale, kuula ja vaata, mis su käsi tegema hakkab. Võib-olla ta kirjutab sõna esialgu, võib-olla ta teeb sellele sõnale kasti ümber, võib-olla ta tõmbab sinna noole, võib-olla tekib sinna mingi pilv, et püüa mõelda nii, et su käsi ka kaasa liigub. See on ka üks selline tööriista kasti ehitamise nagu pool ja võib-olla julgus algab ka sellest, et väga paljud ju, Kati, on ju need, kes õppides ja kuulates oma konspekte täis joonistavad abstraktseid sümboleid. Sa oled kindlasti visuaalne kinesteetik, kes tegelikult võiks seda vabalt hakata ka teistega jagama. Ja kui sa mõtled, et ma kardan või et mul ei ole nagu julgust, aga mis on kõige hullem, mis juhtuda võib? Mõtle, kui tore teine saab aru, et sina said aru. Nüüd ma vaatan, et kas nüüd on niipidi, et meil hoopis Annika kadus ära. Et Kas meil oli vahepeal katkestus? Ja nüüd ma vaatasin, et hoopis sina vist kadusid ära. Aga see tegelikult jutt tuli edasi, nii et tegelikult sealt, kus sul jäi see mõttelõng, sealt sa saadki edasi, et see julguse andmine veel. Et kus sa... Jah, et kui sa nagu kardad, siis pigem tegelikult vaata nagu julgelt, et see võimaldab ka võib-olla teisel näha, kuidas sina temast oled aru saanud. Need kriipsujukukesed sinna tekivad või lihtsalt mingisugused jooned. Ma ei tea, kas see jäi jutuna peale, et hakka kas või mingist ühest olulisest märksõnast peale, tee sinna kastikene, ringikene ümber, võtta sinna mingi teine värv. No minul on näiteks see, et minul on alati kaasas markerid. See on nagu peamine asi ja sellega koheselt hakkab nagu
jutt nagu jooksma. Aga kui see ei ole sul nii veel sinu keha sees, siis lihtsalt teisi kuulates hakka paberile tegema nii, nagu tunne on. Usalda seda tunnet ja me saame muidugi vaadeldes teisi natuke spikerdada, vaadata, kuidas tema on teinud, kui juba tekib tunne, et ma tahan natukene täpsemaks seda joont saada, aga mida ebatäiuslikum see joon on, seda autentsem ja isikupärasem see on, seda lahedam see on ja lihtsalt hakka tegema. Ja no suurepärane, sest tõesti on see, et jah, võib ju öelda, et tule õppi, eks ju, et saab seda, ütleme, et see on tegelikult mingis mõttes ju tehnika, eks ju, mis on täiesti ära õpitav, aga see hakkab ikkagi eelkõige sellest, et sa tunned, et sa tahad, sul on see vajadus, sa oled näinud, sa oled proovinud ja tuleks lihtsalt ja arendadagi ka tõesti selle vaatluse ja selline oma käe pidevalt siis soojas hoidmise teel on ju. Et mina siis ka... Üks näpunäide, mis ma tahan öelda, on see, et kui sa tegelikult seda teed kellegiga vesteldes, siis sul jääb endal selline jälg maha ja jääb nagu teatud selline spikker, millest me oleme rääkinud, mida me saame veel üles võtta ja see aitab tegelikult sul ka oma vestlusi paremini nagu läbi viia, et sa saad ise tugineda sellele, sa ei pea seda teise jaoks tegema, vaid enda õnnestumise ja enda hea tunde nimel tasub võib-olla sellest kõigepealt alustada. Minu vist algas kõigepealt sellest, et mul oli endal seda vaja. Aga vabandust, Kati, sa hakkasid pilti näitama ja ma tulin selle mõttega sisse. Ma näitasin tegelikult lihtsalt taustaks, et ma panen selle pärast meile sinna alla ka ja tegelikult ma arvan, et nüüd on paras aeg tõmmata siis otsad kokku, et hoida seda niimoodi, et kui keegi on meiega otse liitunud, et ei jääks midagi tegemata õhtul, lapsed magama panemata. Mul on nii hea meel, Annika, et sa tulid jagama, see on tõesti tore, on elav näide, kuidas kasutada seda oma igapäevatöös, igapäevaelus ehk ja selle olulisus, et sa tõid seda oma lugudega nii hästi välja. Suur aitäh, et tegelikult see ongi see ju, mille kaudu saab inspireerida teisi. Ja ma saan tõesti kutsuda üles sellega, et inimesed saavad tulla seda õppida ja tegelikult meil on olnud ka kombeks siin kuulates, kui keegi kaasa räägib, kirjutab, anda mingi auhind välja. Täna mulle tundub, et kõik vaatasid, nii olid pildis sees, kuulasid, siis praegu otse kuulates ei saa kellelegi auhinda anda, aga kui keegi pärast siis all siin kommentaarides paneb oma mõtteid kirja, jagab oma visuaalset kokkuvõtet, siis kindlasti saab teha ühe loosimise, et kas saab tulla meistriklassi, kui oled seda juba õppinud, või siis saad tulla mõnele väljakutsele, mis on siis nii-öelda baaskursusena, võiks öelda. Nii et julgustan ikkagi teid, jagage, ongi see koht, kus see meie grupp ongi selleks, et julgeda täpselt sellisena teha ja jagada, nagu sa teed, sest mida rohkem sa ise harjutad, mida rohkem me inspireerime üksteist ja üksteiselt õpime, nagu Annika ütles, seda rohkem see levib ja me ise, seda rohkem sügavust ja tähendust see loob. Aga tead, Kati, ma annan ühe sellise väikese vihje või mõtte, et teie, kes te kuulasite, võib-olla ka pärast järgi kuulate, ja kui te panete kirja näiteks sinna meie salvestuse alla chati sõnumitena, mida sa õppisid sellest tänasest tunnikesest ja mõnest minutist peale, mis on see, mis oli sulle väärtuslik, mida sa igapäevaelus ka kasutada saad ja mida sa võib-olla võid ka kellelegi sõbrale soovitada. Kati, selle pealt on võib-olla hea siis tegelikult võib-olla valida ka välja see, kes võiks midagi võita, et kirjutage, mida sa õppisid. Mis oli sellest sulle väärtuslikku ja mida sa võib-olla võiksid sõbrale sellest soovitada? Just, ehk siis tegelikult annate tagasisidet ka Annikale sellega, et mis sul jäi tema jutust, mis jäi tema jutust sinuga. Et minu arust see on hästi oluline ka üksteisele jagada. Aga ütle veel Annika ka seda, et kui keegi nüüd vaatas, et issand, vau, nii äge, mina tahan ka sellist coachi, et kas siis nagu lihtsalt oma elus või siis juhina, et ma tahan just, et Annika oleks minu coach, et kus sind üles leitakse, et paneme pärast video alla selle lingi ka, aga kas saab sind üldse niimoodi üles leida?
Oi, kindlasti saab. See on väga huvitav, et sa niimoodi ka selle üleskutse teed. Aitäh sulle selle eest. Mind saab muidugi Facebookist Annika Söödi alt leida, coach Annika Sööt, ja sa võid ka minu kodulehte sinucoach.ee külastada ja sa võid mulle otse kirjutada. Sa võid ka siia alla endast märku anda, et kui on tõsine soov, siis küll meie teed ristuvad. Sest ma mõtlen, et tegelikult saaks kohe 2 kärbest korraga. Esiteks, Annika oleks imeline coach aitama sind edasi ja teiseks imeline coach, et innustada sind ka visuaalsemalt ise asju tegema. Minu arust nagu super selle kogukonna jaoks, eks ju, nagu super kombo. Jaa, võib-olla siit isegi Kati sünnib mõni väikene selline töötuba. Kui sa juba ütled, et sa tahad, et ka kogukond kuidagi töötaks, siis ma võin isegi mõelda, et äkki me teeme siin ühe sellise väikese grupi coachingu, kus inimesed, kes tahavad kaasa lüüa, tahavad õppida, tahavad enda jaoks midagi saada, et teeme siin ühe sellise happeningi, kus kõik on oodatud. Nii tore, et sa seda ütled, sest järgmine nädal tuleb, eks ju, meistriklass coachidele ja tegelikult on see, et juhtidele meistriklass oli mõeldud siis 3 nädala pärast, aga kuna praegu juhtide meistriklassi ei ole nii palju registreerujaid, sest ma arvan, et see on kõige selline ebamäärasem võib-olla, et õpetajad, coachid ja siis me panime nii et juhi meistriklass on coachidega koos tegelikult. Ja ma arvan, see imeliselt sobib kokku, sest eks ma neid meistriklasse hetkel ju katsetan ka, aga just, et siis järgmine nädal see toimub ja tegelikult need ongi ka selleks tehtud, et näha, mis vajadused on õhus ja tegelikult tekitada ka seda gruppi, kelle puhul leidagi, et nagu äkki siis on nemad, kes tahavad nüüd tulla Annikaga teha sellist, et päriselt siis nii-öelda elav visuaalne coach, selles mõttes elav ehk, kuidas öelda, eks ju, et nagu visuaalselt tegutsev coach päriselt on ju, nii nagu mind ükskord kutsuti, et ekspert, et päris elus visuaalne lihtsustaja, et me tahame näha ja katsuda. See oli nagu elavad näpuga puutuda. et miks mitte tõesti paneme selle mõtte õhku ja mina arvan, et see on üks hetk meil saanud ka teoks. Aitäh sulle, Annika. Ja mina usun ka, et koos luues sünnivad väga võimsad uued asjad. Ja ma tahan sinu unistusele ka kuidagi nagu oma jälje kaasa anda. See on tegelikult väga-väga vahva, et praegu me ühte väikest unistust siin nagu vaatasime selle kogukonna näol ja see 2 aasta perspektiiv on väga ilus, et see voolage kogukond ise ennast tegelikult nagu taasloob, on ju. No suured tänud, Annika, et sa tulid, jagasid, olid. Aitäh muidugi eriti selle eest, et sa seda tehnikat kasutad, seda elus hoiad enda jaoks, teiste jaoks ja päriselt sellega nagu väärtust lood ja inspireerid. See on minu jaoks parim tulemus, mis ma saan koolitajana oma õpilaselt ja näha. Ja ma arvan, et meil ongi siis hea öelda siis kuulajatele ka suur tänu, et te tulite kuulama, kes otse kuulasid. Suur tänu, kui kuulate seda järgi ja loomulikult kutsuge ka teisi kogukonda kuulama neid lugusid, sest mina arvan, et see on see, et see on üldiselt väga hariv ja kasulik kõigile. Ja samad sõnad. Ja aitäh, et sa seda teekonda tegelikult oled ette võtnud, seda vead ja kannad ja mulle ikkagi väga-väga tugeva tõuke sain ikkagi, Kati, ju sinult, et see mõtlemine visuaalselt tuua paberile, näidata seda, et see on nii tähtis, sest et ju iidsel ajal joonistati koopa seentele. Meil on täna kõik võimalused olemas. Me peame samamoodi jätma oma jälje, nii et aitäh, et sa seda jälge hoiad ja aitad sellel ka kasvada. Aitäh, Annika, aitäh kõigile ja kohtumiseni varsti juba jälle siin visualiseerides, rääkides või meistri või baaskursustel või Annikaga kohtudes. Head õhtut teile kõigile! Head õhtut!